Ja nüüd ma paluksin siia mikrofoni, et Eesti kõige tuntuma meelsusvangi Mart Nikluse, kes on viibinud oma veendumuste ees Gulagis koguni 2 korral, 1958 kuni 1966 ja 1980 kuni 88. Eestis on olnud alati võitlejaid, kuid nendest võitlejatest me midagi ei tea, sest ka praegusel ajal on kombeks maha vaikida. Me küll alame igasuguste küüditamiste üle. Oi, et näed, mis meiega küll tehti. Ma ei teinud ju mitte midagi halba Nõukogude võimu vastu, aga ikka saadeti mind Siberisse. Need mehed, kes vastu hakkasid näiteks Sinimägedes, neid me peame häbenema. Nagu me peame häbenema ka neid, kes hiljem sovjeti ajal julgesid vastu hakata ja oma meelsust avaldada. Tänan! Ma hoian sul mikrofoni. Aitäh teid soojade sõnade ja sisuka jutu eest. Lugupeetud koosviibijad, tervitan ja õnnitlen minagi teid Eesti Vabariigi tänase 92. aastapäeva puhul. Ja ma tahaksin, te kuulete mind, jah? Tahaksin teile ette lugeda ühe artikli, siin oli juttu ajakirjandusest, ühe artikli, mis ilmus Postimehes hea hulk aastaid tagasi tänase päeva kohta ja et teil oleks võimalus võrrelda, missugune oli ajakirjanduse vabadus siis ja võib-olla on ta praegu ja missugune olukord oli siis palju aastaid tagasi ja missuguseks on ta siis jõudnud praegu. Taha ei kuula. Kõvemini. Keera ruupor natukene ülesse poole. Rööku. Nii, see lugu on siis niisugune, ma näitan teile, vastaks 10 minutit. Võt niimoodi kuuleb. Nii, pealkiri on Toretsev iseseisvuspäev armetusseisundis riigis. Ma kirjutasin selle artikli toimetusele Postimehele pealkirjaga Pidu katku ajal, aga see pealkiri muudeti ümber selliseks, nagu ta siin praegu. Pole ka paha. Ja kõlab siis lugu niimoodi. Olen üks nendest, kes sai presidendilt austava kutse võtta osa Eesti Vabariigi 79. aastapäeva puhul 24. veebruaril 1997 Tallinnas korraldatavast pidulikust kontserdist ja sellele järgnevast vastuvõtust. Paraku jääb mul sinna minemata. Meil oli sellal vahemärkus teine president kui praegu. Ajalehtedest on olnud lugeda, et vastuvõtt korraldatakse Estonia teatri Valges saalis. Sinna oodatakse 660 külalist, võrrelge praegusega. Külalistele pakutakse mitut marki veine ja delikatesse, nende eest hakkavad hoolitsema vastava koolituse saanud tütarlapsed, saab tantsida ja nii edasi. Mul on olemas nii etiketile vastav tume ülikond, kui ka sellest hoopiski erinev triibuline vangirüü, mida olen kantud näiteks saatusekaaslaste kokkutulekutel. Kutsel oli mainitud veel aumärke, mida mul on üksjagu. Muusikast ja tantsust pean samuti lugu. Seega takistusi minekuks nagu poleks. Kuid nüüd on alapealkiri alati püha. 24. veebruar on mulle kogu aeg olnud suurim riigipüha. Seda ka siis, kui Eesti, Läti ja Leedu olid N-liidu poolt ligi poole sajandi vältel okupeeritud ja annekteeritud. Kui Balti riikide iseseisvuspäevi tähistati välismaal, kõigest hoolimata kitsamates ringkondades ka kodumaal, isegi vanglates ja vangilaagrites. Teiste sõnadega tingimustes, kus poliitiliselt teisiti mõtlejaid halastamatult represseeriti ning veel paljudki praegusaegsetest poliitikutest, riigitegelastest ja diplomaatidest
1918. aastal välja kuulutatud Eesti Vabariigi aastapäevast polnud kas midagi kuulnudki või siis kohastunud sovjetliku mõtlemisviisi ja elamiskunstiga seda lihtsalt ei aktsepteerinud. Nad ei teadnud üldse, et selline päev olemas. Kahjuks ei vasta praegune Eesti riik ja tema arengusuunad ligilähedaseltki nendele lootustele ja ideaalidele, mille eest võideldi juba Vabadussõjas 1918 kuni 1920, teises maailmasõjas 1939-1945 ja aastakümneid hiljemgi okupatsioonirežiimile vastupanu liikumisest aktiivsete osavõtjatena, metsavendadena, teiste aateliste inimestena, kellele hõrgutised, kellel on humanitaarabi, järgmine pealkiri. Selles visas võitluses kaotasid paljud tervise või isegi elu. Meie esiisade saavutatud ajaloolised võidud mängitakse tänapäeval kergemeelselt maha. Üks poliitiline kapitulatsioon idanaabri ees on järgnenud teisele. Riiki ja ühiskond on tabanud enneolematu poliitiline võimu, majandus, eetika ja moraalikriis. Prominentide küsitava kasuteguriga välisreiside tarvis kulutatakse miljoneid kroone maksumaksjate raha ajal, mil õppiv noorsugu protesteerib, et pole vahendeid ei kooli ega koju sõiduks. Pompeossetel vastuvõttudel löövad ühed klaase kokku ja naudivad kulinaarseid hõrgutisi. Kodus, koolis või ka lausa tänaval aga varisevad teised alatoitlusest kokku või siis saavad paremal juhul turgutust kodutute varjupaigast või mõnest supiköögist. Mõni lendab hommikusöögile Washingtoni ajal, mil teised protestiks ligi pool aastat saamata palga pärast juba 4. nädalat peavad näljastreiki. Nii see tollal oli. Presidendi juurde pallile minekuks tellib ühiskonna koorekiht õhtu tualetid Tallinna moemajast spetsiaalsete moenõustajate kaasabil, laenab kleite või frakke salongist diplomaat. Maanaised aga väidavad, et õmblejate teenuseid või nõustamist pole enam ammugi vaja. Majanduslik seisund võimaldab kanda üksnes välismaalt niinimetatud humanitaarabina saabunud riietusesemeid. Kirjeldatud olukorras pean ebaeetiliseks võtta osa luksuslikest pidustustest Tallinnas ajal, mil näiteks kool hakkab Eesti Vabariigis oma funktsioone minetama. Korruptsioon ei tunne enam piire. Riik on vastutustundetute poliitikute, majandusmeeste ja uusrikaste tegevuse või tegevusetuse tagajärjel viidud rahvusliku katastroofi äärele. Pillamise asemele kokkuhoid. Kohe on lõpp. Valitsevates ringkondades maad võtnud poliitilise lullilöömise ja pillamise asemel oleks Eestis tegelikult viimane aeg hakata rakendama ranged kokkuhoiupoliitikat. Kas või selleks, et kinni maksta ja mitte jätta järelpõlvedele tasuda praegu juba 3,4 miljardi kroonini küündivat välisvõlga. Sõnumilehest 17. veebruaril tol aastal andmed võetud. Ma ei arva sugugi, et Eesti Vabariigi aastapäeva üritused nii pealinnas kui ka perifeerias tuleks üldse ära jätta. Muidugi kavatsen sel päeval heisata riigilippu oma kodule ja küll oleks meeldiv, kui kogu Eesti rahvas 24. veebruaril kaunistaks Eesti kojad 3 koduvärviga. Rõõmuga võtaksin osa mõnest isamaalisest vaimust kantud aktusest oma kodulinnas. Loodan väga, et järgmist Eesti Vabariigi 80. aastapäeva saab Eesti rahvas tähistada turvalisemas ja aineliselt kindlustatumas ühiskonnas kui tänavust. Seda asjatundlike, rahvuslikult meelestatud inimeste juhtimisel ning optimistlikumas meeleolus kui see armetuseisund, millesse oleme tõugatud praegu. Mart Niklus. Mart Niklus on endine Riigikogu liige. Nii et vajalikud järeldused, me oleme nüüd, see oli kirjutatud siis 13 aastat tagasi ajalehes Postimeest, trükiti ära ja kuhu me nüüd praegu oleme välja jõudnud, seda otsustab igaüks siis. Tänan teid ja täna kuulajad.